see relvarahuleping Liibanonis on võlts. Ja kui sa oled mõelnud, miks need konfliktid Lähis-Idas näivad lahingu keskel peatuma mingisuguse kokkuleppega, millel pole mingit tähendust ja miks need sõjad ei lõpe kunagi lõplikult, siis tere tulemast. See on JNS TV. Sukeldume kohe teemasse, et mõista neid kummalisi pausidega konflikte Lähis-Idas ja eriti seda, mis praegu Liibanonis, Iisraeli ja Iraani vahel toimub, pead sa kõigepealt mustri ära tundma. Ja seda mustrit näed sa selgelt, kui vaatad Liibanoni ajalugu. Liibanon loodi mitmes mõttes kui eksperiment. Ideeks oli võimu jagamise süsteem erinevate usuliste ja poliitiliste rühmade vahel, mis loodi peamiselt pärast iseseisvumist ja hiljem ametlikult vormistati, kus võim jagati kristlaste, sunniitide, šiitide ja teiste vahel. Üllatus, üllatus, see ei toiminud eriti hästi. See habras süsteem lagunes lõpuks 1975 aasta Liibanoni kodusõja ajal, mis kestis umbes 15 aastat. Erinevad rühmitused lõid oma relvajõud ning kui sõda lõppes, ei kadunud paljud neist relvastatud struktuuridest täielikult. Hezbollah oli neist kõige edukam ja muutus sõna otseses mõttes riigiks riigis, kuid selleni jõuame kohe, sest konfliktid Iisraeliga ei alanud tegelikult Hezbollahga. Need algasid rühmitusega nimega PLO, mis oli Palestiina terroristide grupp, kes oli kolinud Liibanoni ja võtnud oma eesmärgiks Palestiina vabastamise terrorismi abil, peamiselt Iisraeli piiril. 1982 aastal sisenes Iisrael Liibanoni, et eemaldada PLO, kes oli aastaid lõunaosast rünnakuid korraldanud ja see neil ka õnnestus. PLO saadeti välja, selle juhtkond viidi mujale ja nende tegevus Liibanonis lõpetati. Kuid Iisrael läks veidi kaugemale, kui Ameerika Ühendriigid olid valmis toetama, liikudes lubatud 40 kilomeetri asemel edasi kuni Beiruutini. Ja sellest kampaaniast ilmunud pildid avaldasid Washingtonile tugevat survet nende araabia liitlastelt. Iroonilisel kombel ei põhjustanud neid pilte Iisrael, vaid hoopis konflikt kristlike ja moslemi araablaste vahel. Kuid tõde jäi meedias levivate valede varju ja kahju oli juba tehtud. Ameerika Ühendriigid, kartes oma suhteid araabia riikidega, sekkusid diplomaatiliselt, peatades Iisraeli ja vahendades kokkulepet, mis võimaldas PLO-l turvaliselt lahkuda, selle asemel, et nad hävitataks, ning laiem strateegiline visioon kukkus kokku. Sellesse tekkinud vaakumisse eitas Iraan üles Hezbollah. Üks oht eemaldati, kuid kahjuks loodi veelgi ohtlikum. 2000-ndatel pärast peaaegu 2 aastakümmet mingisuguse turvatsooni hoidmist Lõuna-Liibanonis ja üha enam juurdunud Hezbollah mässu vastu võitlemist, tõmbus Iisrael pideva rahvusvahelise ja sisemise surve all tagasi. Ja kohe, kui Iisrael lahkus, liikus Hezbollah sisse, kindlustas kontrolli ja kuulutas võidu, esitades tagasitõmbumise tõendina, et pidev vastupanu võib sundida Iisraeli taanduma. Tegeliku võitu ei olnud. Nad lihtsalt ei kaotanud täielikult, mis nende jaoks tähendab võitu. Kuid tõelise Iraani käsilastena mõistsid nad, et võitmine seisneb palju rohkem inimeste veenmises, et nad on võitnud, kui tegelikus sõjalises edus. See narratiiv sai nende pikaajaliseks värbamisinstrumendiks, rahastamisvahendiks ja strateegiliseks plaaniks. Konflikt lõppes tõhusalt, kuid nemad ei peatunud. Konflikt muutus nii tõsiseks, et isegi ÜRO sekkus, kuid nad ei pidanud ikkagi ühestki oma kokkuleppe osast kinni. Rünnakud jätkusid ja nende laienemisplaanid pandi käima. Aastal 2006 ületas Hezbollah piiri, röövis Iisraeli sõdureid ja vallandas täiemahulise sõja. Iisrael alustas ulatuslikku sõjalist kampaaniat ja ühel hetkel oli neil tõeline võimalus häirida Hezbollahi peamist varustusteed läbi Süüria, ajal, mil Iraan oli surve all ja suutis vähem reageerida. See samm oleks tõesti Hezbollahi tegevusele lõpu teinud, kuid taaskord sundis rahvusvaheline surve enne seda relvarahu sõlmima. ÜRO resolutsioon 1701 nõudis Hezbollahi relvitustamist, kuid ei pakkunud selle jõustamiseks mingit mehhanismi. Iisrael pidas kokkuleppest kinni, kuid üllatuslikult nemad ei teinud seda. Hezbollah ehitas end uuesti üles, tuhandetest rakettidest 10 000-teni ja lõpuks üle 150 000 raketti. Poolik võit tõi taas kaasa tugevama vaenlase ja siis taaskord viimases voorus tulistas Hezbollah aastaid edasi. On küll relvarahu, kuid nemad pole kunagi lõpetanud. Mõne nädala jooksul pärast 7. oktoobrit liitusid nad. Tõsiasi, et inimesed on raketirünnakutega nii harjunud, et nad ei pea seda enam relvarahu rikkumiseks, on ausalt öeldes üsna naeruväärne. Ja Iisraelil on praeguseks küllalt. Nad on selleks aastaid valmistunud, teades ja jälgides, kuidas Hezbollah kasvab, ning mõistavad, et järgmine kokkupõrge on vältimatu. Seega viib Iisrael läbi ühe kõige keerukama kampaania, mida ta kunagi on korraldanud, nõrgestades ulatuslikud Hezbollah juhtkonda, sihtides selle infrastruktuuri ja vähendades oluliselt selle relvastust.
ja taas relvarahu ja taas taastamise algus. See on ikka ja jälle sama muster. Terroristid eskaleerivad, Iisrael alustab sõda, mida toetavad USA. Kui nad hakkavad lõpule jõudma, peatavad USA nad. Terroristid on haavatud, kuid mitte surnud. Nad koonduvad, ehitavad end uuesti üles ja jätkavad tegutsemist. Nii et ilmselge küsimus on, miks see kogu aeg juhtub? Ja sellele vastamiseks pead mõistma, et Ameerika Ühendriikidel pole kunagi olnud Lähis-Idas ainult ühte eesmärki. Meil on alati olnud vähemalt 3 eesmärki ja Liibanoni tragöödia seisneb selles, et need 3 eesmärki pole peaaegu kunagi ühel ajal kattunud. Esimene eesmärkidest on geopoliitiline. Hoida vaenulikud suurriigid piirkonnast eemal. Esmalt Nõukogude Liit ning täna Venemaa, Hiina ja mis kõige tähtsam, Iraan. Nagu te ilmselt juba aru olete saanud, on Lähis-Ida geopoliitiline asukoht ülioluline nii Euroopale kui ka Ameerikale ja seetõttu võimaldades vaenlastel saada kanda kinnitada ja kontrolli haarata. Eriti kui mõista, et need riigid kipuvad kalduma äärmuslusse, on see tõesti probleemne. Ja kui sa tahad 60-ndatel, 70-ndatel või 80-ndatel peatada Nõukogude Liidu kasvu, siis ei ole sul mingit huvi selle laienemise vastu Araabia riikidesse. See viib meid teise punktini. Teine on stabiilsete suhete hoidmine Araabia riikidega, kelle koostöö on oluline energiajulgeoleku, piirkondliku stabiilsuse ja laiemate strateegiliste eesmärkide saavutamiseks. Me teame naftast, me teame kaubandusest, me teame nende võimest mõjutada miljoneid ja miljoneid inimesi üle kogu maailma ning seetõttu on Ameerikal väga suur huvi hoida Araabia riigid sõbralikena. Kolmas on loomulikult Iisraeli toetamine, mis on olnud Ameerika välispoliitika järjepidev tugisammas alates 1948 aastast. See ei ole ainult usuline küsimus. See on arusaam, et me olemegi siin ainus tõeline lääneriik. Ja kui soovite ellu viia punkt 1 ja 2, peate Lähis-Idas tugevalt kohal olema. Aga tegelik probleem on siin see, et teine huvi, Araabia liitlaste hoidmine, on korduvalt sattunud otsesesse konflikti esimese huviga, Iisraeli sõjaliste eesmärkide täieliku toetamisega. Ja kui see konflikt tekib, otsustavad Ameerika Ühendriigid sageli piirata Iisraeli tegevust. See ei ole sellepärast, et ta tahaks, et Iisrael kaotaks, ja Iisrael tegelikult kunagi ei kaota, vaid sellepärast, et ta ei saa lubada endale kõige muu kaotamist. Ja see tähendab praktikas väga konkreetset mustrit. Iisrael peaks astuma samme ohu kõrvaldamiseks. Ta saavutaks teatud määral sõjalise edu, piisavalt, et tagada oma pikaajaline stabiilsus. Ja siis, enne kui see edu saaks püsivaks muuta, peatatakse operatsioon, jättes maha tühimiku. Ja Liibanonis, kogu Lähis-Idas, ei jää tühimikud kunagi tühjaks. Need täidetakse. Ja mis neid tühimikke ikka ja jälle täidab, on Iraani käepikendused nagu Hezbollah. Ma olen seda nime Hezbollah juba mitu korda maininud, aga kes nad siis on? Esiteks, erinevalt sellest, mida enamik inimesi arvab, ei loodud neid tegelikult vastuseks Iisraeli 1982 aasta sissetungile. See on uus taktika, mida Iraan korduvalt kasutab. Nad vaatavad ajaloo tulemusi ja kirjutavad need tulemused siis ümber oma tegude kavatsusteks. Otsus luua Hezbollah tehti Teheranis 1979 aastal, kohe pärast Iraani revolutsiooni, et ehitada Iisraeli ümber tulevöö, kasutades selleks eelkõige Liibanoni selle uskumatult strateegilise asukoha tõttu. 1981 aastaks olid Iraani agendid juba Liibanonis kohal ja ehitasid seda ning aja jooksul muutus Hezbollah millekski, millele on erakordselt raske vastu astuda, sest sellest sai korraga 4 asja. Esiteks, tugevalt relvastatud sõjaline jõud, piirkonna suurim riigiväline sõjavägi, mis on suurem kui NATO sõjaväed. Teiseks, poliitiline tegija, kes on põimunud Liibanoni süsteemidesse. Neid valitakse tegelikult ametisse ning nad kontrollivad koole ja infrastruktuuri. Kolmandaks, ülemaailmne finants- ja kuritegelik võrgustik. Nad on Lähis-Idas suurim narkokartell. Ja neljandaks, nad on Iraani peamine strateegiline vara Iisraeli piiril, mis viib sügavama probleemini. Hezbollah ei ole eraldiseisev terrorirühmitus. See on Iraani võimuprojektsioon, mida Iraan rahastab, relvastab ja toetab osana laiemast strateegiast jõu projitseerimiseks ilma otsese vastasseisuta. Oleme nüüd harjunud, et Iraan tulistab ballistilisi rakette, kuid veel 2 aastat tagasi oli see täiesti välistatud. Tegelikult arvas enamik inimesi, et võib-olla Hezbollah ei olegi Iraaniga seotud. Nad ei olnud otseses seoses kindlad. Nüüd on see kõigile ilmne, kuna Iraaniga on otse vastamisi mindud. Aga Iraan püüdis nii palju kui võimalik mängida väga ükskõiksed partnerid, kes tegelikult otseselt seotud ei olnud. Nii kaua, kuni Iraan jäi puutumata, sai Hezbollah lööke taluda.
taanduda ja uuesti ning uuesti üles ehitada. Ja täpselt seda ta seni tegigi. Sest esimest korda muutuvad need põhilised tingimused, millega nad olid harjunud. Nüüd on Ameerika Ühendriigid ja Iisrael liikunud edasi, piirdumata ainult proksijõudude ohjeldamisega 80% ulatuses. Nad sihivad otse Iraani ennast, häirides struktuure, mis on kogu selle aja Hezbollahat toetanud. Proksijõududega tegelemine on aastaid olnud saatuslik viga, sest kui pea eemaldada, sureb ka keha. Kuni Iraaniga ei tegeletud, polnud kunagi võimalust Hezbollah vastu. Lisaks need olulised Araabia riigid, kes tavaliselt on Iisraeli vastu, sekkudes mingilgi moel Araabia riikide, eriti palestiinlaste vastu. Terroristlikud üksused ei tegutse enam samal vaoshoituse tasemel, vaid on tegelikult huvitatud Iraani mõju piiramisest. Nad ei ole Iisraeliga rahul ja avalikult muidugi mõistavad nad neid hukka. Aga vaikselt on see olnud nende lootus juba väga pikka aega, et Iisrael teeb Iraani probleemile lõpu. Aga võib-olla kõige olulisem on see, et muutus on toimunud ka Liibanonis. Enamik inimesi ei saa aru, et Liibanoni rahvas ei armasta Hezbollaht, kuid neil pole olnud tegelikult võimalust vastu hakata. On uskumatu, kuidas me nendest konfliktidest rääkides keskendume alati kõrgetasemelistele otsustele, kuid jätame sageli tähelepanuta need inimesed, kes tegelikult kannatavad, Liibanoni rahvas ja nende soovid. Ja kuigi nad on lõhestunud, sest nagu me varem ütlesime, on seal kristlastest araablasi, šiiitidest araablasi, sunniite ja palju erinevaid inimesi. Väga paljud inimesed ei ole rahul sellega, mis toimub Hezbollahga. Neile on sisendatud, et Hezbollah on seal Iisraeli tõttu, kuid see ei ole tõsi. See on lihtsalt ettekääne, mille varjus Hezbollah eksisteerib. Nad on seal selleks, et Iraan saaks kontrollida Liibanoni, hoides seda täielikus kaoses, et kasutada seda ligipääsuna merele. Kui kuulete, et Iisrael võitleb Liibanoniga, siis see ei ole õige. Iisrael võitleb Hezbollahga, mis on end Liibanoni sisse seadnud. Iisrael on juba ammu nõudnud, et Liibanon võtaks vastutuse Hezbollah laialisaatmise eest, kuid valitsused ei ole suutnud seda teha või pole olnud selleks valmis. Nüüd on Liibanoni uus valitsus näidanud üles poliitilist tahet suveräänsust kehtestada, mida eelmistel aastakümnetel pole olnud. See on uus nähtus ning just nemad on allkirjastanud kokkuleppe ja on praegu Washingtonis läbirääkimistel. Kuid just sellepärast on praegune relvarahu kokkulepe veidi eksitav. Vaata, paberil on tingimused selged. Hezbollah peaks lõunast lahkuma. Liibanoni armee peaks võtma kontrolli enda kätte ja valitsus peaks kehtestama oma suveräänsuse. Kuid see pole kunagi varem tegelikult toiminud. Ja mis veelgi olulisem, see kokkulepe ei ole sõlmitud Hezbollahga, kes võib seda sisuliselt eirata. See on sõlmitud Liibanoniga, mis muudab selle mitte eriti tõhusaks. Pea meeles, Hezbollah on riik riigis Liibanonis. See on erinev üksus Liibanoni valitsusest. Hezbollah on öelnud, et neid see kokkulepe ei huvita. Ja muide, varem on relvarahu kokkulepet sõlmitud otse Hezbollahaga. Nüüd, pärast Nasrallahi kõrvaldamist ja seda piiprioperatsiooni ning rangeid juhiseid Iraanilt, ei ole nad nõus, mistõttu Iisrael ei tõmbu täielikult tagasi. See hoiab oma positsioone ja teeb selgeks, et ei luba uut ülesehitamise tsüklit, isegi kui see tähendab väikest vastasseisu Ameerika Ühendriikidega. Miks nad siis tegelikult nüüd relvarahu rakendavad, kui Iisrael seda ei soovi? Liibanonlased ei soovi seda ka eriti, sest neile on kasulik, kui Iisrael alistab osa Hezbollahst ja Hezbollah pole samuti huvitatud sellega nõustumisest. See toob meid tagasi USA huvide juurde, millest me varem rääkisime. Selleks peame aga vaatama veelgi laiemat pilti – sõda Iraaniga. Me kõik teame, et Hezbollah on Iraani kõige olulisem käsilane. See on Iraani eesliin Iisraeli vastu, mis tähendab, et Hezbollah nõrgestamine on otsene löök Iraani piirkondlikule strateegiale. Ja kuna Iraan peab USA-ga ulatuslikke läbirääkimisi, siis see on miski, mis neile üldse ei meeldi, mitte üks raas. Kui Iraaniga sõlmiti leping, tegid nii USA kui ka Iisrael selveks, et Hezbollah sellesse ei kuulu. Aga Iraan sai kiiresti aru, et see on neile ideaalne valdkond, kus tugevalt survestada, mis lisaks strateegilisele kasule aitab kiilu lüüa Iisraeli ja USA vahele. Ning see on neile väga huvipakkuv. Iraani vaatenurgast, kui võitlus Iraaniga lõpeb, kuid Liibanonis jätkub, siis kaotab Iraan oma kõige olulisema vara, ilma et saaks otseselt vastata. 40 aasta jooksul on Iraan ehitanud üles Hezbollahad kui heidutusvahendit, kindlustuspoliisi, mida saab Iisraeli vastu aktiveerida. Ja see strateegia töötas, kuid see sõltus stabiilsetest varustusliinidest, kaitstud juhtkonnast ja nõrgast Liibanoni riigist. Ja kõik need 3 tingimust on nüüd surve all. USA soovib, et Iraan oleks lepinguga seotud. Ja see ei ühti sellega, mida Iisrael praegu vajab, nimelt turvalisust meie piiril. Iraan on selle võimaluse kustutanud.
Nad saavad sellest aru, mistõttu nad esitavad Hezbollah suhtes veelgi karmimaid nõudmisi. Ameerika jaoks ei ole Hezbollah maailma kõige olulisem küsimus, kuid Iraani lepe on. Ja nad on valmis Hezbollah selle nimel ohverdama, isegi kui see on Iisraeli jaoks halb. Jällegi kordub sama muster. Seekord ei avalda survet Araabia riigid, vaid asi puudutab Iraani ja Ameerika huve seal. Nii et välja kuulutatakse relvarahu koos mõnede huvitavate Truth Sociali postitustega Trumpilt, kuid Netanyahu teeb selgeks, et Iisraeli huvid jäävad kaitstuks. Ja ma tahan olla teiega aus selle lühe suhtes, selle vahel, kus me praegu oleme ja selle vahel, kuhu peaksime jõudma, sest ma arvan, et aus versioon sellest on tegelikult lootusrikkam kui ülepaisutatud meediakajastus ajaloolisest relvarahust, mis ei pruugi püsima jääda. Relvarahu kestab 10 päeva ja väidetavalt survestas Trump Netanyahut seda vastu võtma. Mitte ei olnud see midagi, mida Iisrael oleks ise oma tingimustel taotlenud. Jällegi, Netanyahu ei ütleks seda avalikult, aga kui vaadata, milline meeleolu Iisraelis valitseb ja kuidas inimesed selle kohta tunnevad, siis on üsna selge, et see ei ole kooskõlas Iisraeli eesmärkidega. Netanyahu ei taha järjekordset poolvõitu, kus tegelikkuses saab Hezbollah lihtsalt jätkata põhjaelanike kahjustamist. See ei näe kellegi jaoks hea välja. Muide, Iisraeli väed jäävad paigale, mis tähendab potentsiaalselt rohkem ohvreid. Nüüd töötavad nad selle kallal, et seda üles ehitada viisil, mis sarnaneb Hamasi omaga. Kollane puhvertsoon, kus meie väed saavad viibida, et nad ei saaks piiri ületada. Kuid siiski pole Hezbollah relvitustatud. Liibanoni armee on endiselt Hezbollahst omaenda territooriumil relvastuse poolest kehvem. Relvarahu tekst on Iisraeli jaoks paremate tingimustega kui ükski varasem kokkulepe, kuid see on siiski vaid paus konfliktis, mille kohta Iisraeli enda peaminister ütleb, et see pole veel läbi. See pole rahu. See on katse, kas praeguseid tingimusi saab muuta millekski veidi püsivamaks, mille võimalikkust mina ei näe. Vaata, ma tõesti ei usu, et see relvarahu midagi tähendab ja ma tõesti ei toeta seda. Minu jaoks on Iisraeli turvalisus kõige tähtsam, isegi kui ma mõistan teisi kaalul olevaid tegureid. Ja paljud inimesed on sellepärast maruvihased. Me oleme nii kaua sõdadesse sisse ja välja läinud ja tundub, et me lihtsalt anname jälle järele ning peame selle konfliktiga varsti uuesti tegelema. Kui me aga vaatame mustreid, siis seekord on siin midagi natuke teistsugust kui eelmistel kordadel. Iisrael läks sellesse konfliktivooru luureandmetega Hezbollah juhtimisstruktuuri kohta, mis olid kvalitatiivselt erinevad kõigest sellest, mis neil eelmistel kordadel oli. Viiparite operatsioon ei olnud mitte ainult taktikaliselt geniaalne, see peegeldas aastaid kestnud kannatlikku ja metoodilist luuretööd, mis tungis Hezbollah sidepidamisse sellisel tasemel, mida keegi väljaspool Iisraeli ei pidanud võimalikuks. Ma ei usu, et isegi Hollywood oleks selle peale tulnud. Selline ettevalmistus ei sündinud lihtsalt kriisile reageerides. See oli midagi, mida ehitati üles aastate jooksul inimeste poolt, kes mõistsid, et uus ring on tulemas ja kavatsesid selleks valmis olla viisil, milleks Iisrael 2006. aastal valmis ei olnud. Netanyahu nõudmine säilitada õigust sõjaliselt tegutseda isegi relvarahu ajal ei ole lihtsalt jonnakus. See on tegelikult 1982, 2006 ja 2024. Aasta õppetund, mida rakendatakse otseselt. Õppetund, mida pole rakendatud, on see, et ilma selge võiduta venib see asi lihtsalt edasi, põhjustades rohkem ohvreid ja viies järgmise ringini. Iisrael on 4 korda näinud, kuidas relvarahud said mehhanismiks, mille kaudu Hezbollah end taas üles ehitas. Seekord säilitab relvarahu teksti Iisraeli võime takistada selle kordumist. Ja see on struktuurne erinevus, mis tõesti loeb. Aga see tähendab ka, et sõda tegelikult ei lõpe. Liibanoni valitsus läheb Washingtoni, kuigi Hezbollah käskis neil mitte minna, nad lükkavad tagasi Iraani toetuse ja näitavad, mida nad püüavad teha piiratud võimaluste, kuid tõelise poliitilise tahtega, et saada riigiks, mis valitseb iseennast. See on imetlusväärne. Ja see on suurepärane. Seda pole nende konfliktide ajaloos kunagi varem juhtunud. Liibanoni valitsus võib tõepoolest Iisraeliga rahulepingu sõlmida. See oleks ajalooline ja see ongi peamine eesmärk. Püüda võimalikult paljud riigid kaasata mingisugusesse rahuleppesse Iisraeliga, et saaksime kõik koos tegutseda terrorismi peatamiseks. See tundub ulmeline, aga omal ajal oli ka Egiptuse lepe samamoodi. Aga hoolimata kõigist neist erinevatest väljaütlemistest on endiselt 10 000 iisraellasi, kes pole saanud üle 2 aasta oma põhja pool asuvatesse kodudesse tagasi pöörduda. See on järjekordne pettumus, järjekordne õudustunne, mis lõpeb lihtsalt veelgi rohkemate ohvritega tulevikus. Ja on oluline tunnistada nii paljude inimeste isiklikku ohverdust suuremate geopoliitiliste eesmärkide nimel. Selle kokkuleppe üle tuntav viha on mõistetav. Iisrael on oma loomisest saadik võidelnud turvalise põhjapiiri eest.
80 aastat Ameerika sekkumist Liibanonis, mõnikord abistav, mõnikord takistav, alati keeruline, on toonud meid hetkeni, kus selle probleemi tegelikuks lahendamiseks vajalikud struktuursed tingimused hakkavad mingil määral ühtima. See pole veel kaugeltki saavutatud, on veel nii palju teha. Aga loodetavasti hakkame me ajaloost õppima ning mõistma, et heidutus või relvarahu kokkulepped ei tähenda tegelikult eriti midagi. Näete, mis edasi saab, on alles kujunemas, aga ma arvan, et on oluline, et te mõistaksite kõige selle kaalu, mis on meid siia toonud. Nagu alati Lähis-Idas, tuleb tegeleda nii väikeste mikrogeopoliitiliste kui ka makrotasandi küsimustega, erinevate huvide, erinevate vajaduste ja erinevate riikidega. Ja ma arvan, et praeguseks mõistame me kõik, kui oluline on terrorismi, eriti terroristliku riigi lõpp. Ja samas kipuvad nafta- ja rahulepetega seotud kaalutlused sellele siiski peale jääma. See on midagi, mida me ühiskonnana ei saa nõuda. Ma ütlesin selle osa alguses, et minu arvates on see relvarahu kokkulepe võlts, sest see ongi võlts. Mingit relvarahu ei ole. Kõik võitlevad endiselt. See on lihtsalt paberitükk, mis jätab mulje, et toimub mingi edasiminek, kuigi tegelikult seda ei ole. Jah, asjad muutuvad. Jah, arusaamad liiguvad positiivses suunas, aga Hezbollah ei ole kadunud. Jah, neid on tohutult drastiliselt vähendatud. Ma arvan, et Netanyahu sõnul on nende võimekustest 90% eemaldatud. Aga samal ajal teame, et selle 10% abil võivad nad selle uuesti üles ehitada 200 või 300%-ni. Ja see on midagi, mida me kõik peame nõudma. Mina olen Ira K ja kohtume järgmisel korral.